kuula hääli. Seal tulevad need torud sealt kuradi kastist välja nagu. Täiesti kuradi kino. Oi, tere! Jah, olete jah seal, kurat. No tere tulemast. Ma tulin siia välja väheke sporti tegema. Lõhkusin kõik puud ära. Käisin ujumas. Meil on kõik kontrolli all. Aga Eurajogi 2025. Peale jaanipäeva meie klubi üks juhatuse liikmetest Tarmo organiseeris Soomes Eurajoel Eurajoe cruisingi. Korraldas seda juba 5. korda ehk siis 5. aasta. Ja mind paluti ka paiga peale väheke jeesama, aitama ja seda ma ka tegin. Ja istusin autosse varakult, et sõita kuskil, kas oli 250 kilomeetrit Eurajoe poole Espoost ja ütlen ausalt, sõit sinna väga ilus. Teed looklevad, mõtlesin, et noh, mis see siis on, et Eurajoele sõita, et siuke kuradi kuiv minek ja ei. Maastik on väga hea sinna sõites. Ma lihtsalt pean ära mainima, sest mulle meeldivad looklevad teed. Igatahes jõudes Eurajoele meie kogunemispaik oli siis S-Marketi hoov, parkla ja sellest parklast, see oli suur parkla, millest pool oli nagu põhimõtteliselt meile broneeritud, kinni pandud. Sinna siis kogunesid kokku Ameerika autod. Rekad. Puksiirautod. Ägedad mahlased mootorrattad. Väike hunnik romusid. Romuautod toodi S-Marketi parklasse põhjusega. Üks auto oli mõeldud Kiige jaoks.
Siis oli 2 autot selle jaoks, et nende mootorid kokku lasta. Et vaadata, kui kaua nad ilma õlita töötavad. Ja järgmiseks aastaks väike vink. Aastal 2026 me peaksime panema sinna mootori sisse A. Esimene auto. Nõudepesu vahendid. Ja B. Me võiksime õli asemel panna lihtsalt vett, et vaadata, kui kaua need mootorid vastu peavad. Sest olgem ausad, kuiva mootoriga see lõpp oli liiga kiire. Ärge kunagi alahinnake prantslasi. Prantslane ilma õlita 25 sekundit ja mootor kotis. Sakslane Golf 24 sekundit ja mootor kotis. Nii et tulevikus, kui ostate omale autot või mõtlete, mida osta, siis kindlasti prantslane. Ja muidugi toodi ka 3. auto sinna, mis lihtsalt 2 puksiirauto vahel tõmmati juppideks, lihtsalt pooleks. Ollaanko valmiina? No niin. Mitäs jos painattais nappia? No niin, katso lähtee. Ai, no. Se oli siinä. Joo, iso kampaavat pesällä. Peale siis seda kõike show'd, mida me päev otsa seal nagu olime eest vedanud, rahvas tuli kaasa kõik selle üritusega, üritati, prooviti erinevaid autosi, meil oli üks auto, kusjuures meil oli üks auto, mille sa keerasid rooli vasakule, aga auto keeras paremale ja vastupidi. Et ütleme niimoodi, et selle autoga sõita oli ikka täielik ajupeer, nagu sa arvad küll, et see on lihtne, aga ei olnud. Kui oli mängimine mängitud, mängimisega oli lõpparve tehtud, siis oli aeg käes teha hindamine autodele, kellel on ilusam auto, kellel on mis auto ja jagada ka mingisugused siuksed meened, auhinnad ja seda me ka tegime. Kui me sõitsime siis Eurajoel ringi kolonnis, siis põhimõtteliselt inimesed tulid teede äärde, vaatasid meid, pildistasid, lehvitasid. Fun fact, ma pidin sõitma Tarmo Rämmiga. Tarmo sõitis siis puksiirautoga ja igavene kolonn tuli meil järgi, küll mootorrattaid, küll vägevaid Camarosi, you name it, vägev üritus.
järgmise aasta osas plaan järgmine. Järgmine aasta me teeme selle video soomekeelse, sellepärast et suunata see Eurajoe inimeste poole. Tegu on soomlastega siiski. Küll aga see aasta seda videot teha soome keelde on väga keeruline, sellepärast et meil ei olnud plaanis neid videosid teha. Aga näed, plaanid muutuvad ja ideed tekivad. Nii lihtne ongi. Ja muud mudilased, minionid. Loodame, et teid tuleb järgmine aasta Eurajoele ka paar tükki.